Mis ma loen? Hola! Ma olen kus? Hispaanias. Ma olen täna olen teel toidumessile, aga astusin ma kus Järve Selverisse sisse, et mõtlesin Selverisse minna, aga ei, ma sattusin hoopis Hispaaniasse. Nüüd me hakkame maitsma, mida tunneb minu keel ja mida mõtleb minu meel, selle ma toon teieni kohe. Siin on siis sellised väga vinged viinamarjad, mis me siin kõike näeb. Otse Hispaanias tuuakse farmist farmi kõnnitakse ja siis ma saan maitsta. Teate väga hästi, et ma olen maalt otse näpud mullast tulnud, aga et Hispaania hõngo praegu läheb õues külmemaks, ma tahan päriselt ju sooja. Kas on Hispaania, Portugal või kuhu iganes, ma hakkan varsti minema autoga või lennukiga, aga me maitseme viinamarja. Nii, võtan siit viinamarja, Hispaania. See kest, mis siin ümber on, see kest ka sulab suus, uskumatu. Kui erinevad võivad olla need kõik need sordid. Nüüd me võtame siit sellise rohelise viinamarja. Ma lasen. Kivid on sees. Teeb koor on natukene kõvem. Isegi mulle meeldis lilla praegu rohkem. Mulle on veel midagi pannud. Vaata nüüd, see näeb välja selline. Lõhn on magus. Magusalt nagu tunnen niimoodi värske. Maitsta mangot, mis tuleb otse farmist Hispaaniast. Ma olen ju Eestis, Tallinnast. Tallinn justkui välismaa, Eesti justkui välismaa. Võid rännata erinevatesse riikidesse. Nii, maitseme. Minu uus lause. Mind teenindatakse. Ja no vaadake. Meie kehale väga sobivad oliivid. Eriti veel talvisel ajal, kui sa ei saa kogu aeg reisida, siis sa saad neid juba siit tulla. Kas maitsma, kaasa ostma ja noh, jah, siin võikski rääkima jääda. Mul on siis võimalus maitsta oliivi ka siia mango peale. Ma arvan, et ma küsin ühe viilu mangot veel, sest see mango maitse oli nii hea, aga vaatame, mis oliiv jätab, mis maitse suhu. Mõnus vedeg siin tilgab. Isegi, kui sa poleks praegu apelsini öelnud, mul on vürtsi viskab ikka. Apelsini marinaad. Ma tahan seda veel, see maitseb nii, et ma tahan seda veel. Kui hea. Vürtsi viskab ka nii mõnus. Milline päev see täna veel kõik tuleb, sest toidumess, see ootab mind ju terve päeva ees. Keegi räägib sulle avokaadost, et see on nahale ja juustele, siis mul tekkis praegu siuke tunne, et ma tahaks määrida selle tüki praegu siia igale poole näkku ja juustesse ja aga hea küll, sööme parem. See on hea. Minu hamba jäljel on siin. Üli maitse. Siit ta tuleb. Ülivinge. Papaia. Seda ma olen ka alati mõelnud, vaadanud poest, et no see ikka maksab. Aga mida? Minu keha, minu heaolu. Suus sulav maitse magus parem kui šokolaad. Nagu mesi, nagu ma ei tea. Lihtsalt lutsutan seda praegu. Oh my god. Ma sööks selle kõik kohe korraga ära, mida te seal
Siin oli see korv. Viigimarja. Kuidas viigimarja süüa? Siis viigimarjad on siin. Ma võtan siit kinni ja hammustan. Krõmpsup. Natuke kuiv on ta praegu võiti, aga sees on mahlasust. Jälle see vajub kohe mõnusasti niimoodi ja keelab peale ja mõnus matt. Ja siin on siis kuldne kivi, mis juba tilgub mööda mu kätt alla. Mahla on selline, ma näitan kohe need kivisid ka, aga mina hakkan juba sööma. Hispaania. Vaata neid kuldseid kivisid. Kas sa oled kunagi söönud kuldsed kivid? Siis mina saan öelda, et mina olen. Mis ma loen? Hola! Ma olen kus? Hispaanias. Ei ole, hola! Jaa, muidugi. Kirjeldan teile siis järelmaitset, mida ma tundsin, kui ma kõiki neid puuvilju ja oliive ja kõiki neid asju sõin, siis ma tundsin, et kogu see maitseelamus käis ja tantsis mööda mu keelt niimoodi. Kus ma küll lähen? Enam-vähem niimoodi, nagu reaalselt ma tajusin seda. Siis mingil hetkel ta lihtsalt läheb alla siit, läheb. Ja kui see jõudis minu kõhtu, siis ma tundsin rahulolu.